Jaa, seal, täpselt seal maksa nupu kõrval. Aga ennem kui me sellest suurest filmist nüüd räägime siis äkki lühidalt, mis nagu enne seda filmi oli, et kuidas me sinna jõudsime, et nüüd on nagu võimalus teha seda täispikka filmi. Et mis see, alustame kõige otsast, et ma saan aru, et see idee, et teha lühifilme tuli koolist, on ju, et nagu pidi tegema midagi ja siis sealt nagu tuli see kõik. No põhimõtteliselt mind on filmindus huvitanud juba mingi 10-aastasest saadik umbes, et ma hakkasin kõigepealt tegema lihtsalt YouTube'i videosid, vaatasin sellist YouTube'i kanalit nagu Niga Higa ja siis recreatisin tema How to be Ninja ja neid videosid põhimõtteliselt. How to be loser 2, see on DVD sulle! Keskkoolis nagu hakkasime ummiga koos tegema nagu tõsisemalt seda. Ja põhikoolis me tegime ka loovtööks tegime koos lühifilm pluss need... Nohikute kättemaks. Kuule, mitu viit sul on? Nii, aga sealt siis esimene lühifilm, kus me nüüd see timeline, Meele ja Urmeti timeline teeme nüüd siin praegu, teeme nüüd siin esimest korda Meele Urmeti timeline, et kus see siis, mis see alguseks te paneks? No kui ma teeks meie timeline, siis ma pigem alustaks seda meie esimesest sellisest korralikust nagu lühifilmist, mis on siis Kui tuleb päev, mis tuli 2015 vist välja. Me tegime 10. klassis, tegime kohe uurimustööks. No uurimustöö on 11. aga me tegime 10. nagu ette selle ära. 10. selle ette. No 10. suvel nagu peale. Jah. See oli hea lugu, kuidas see film nagu tekkis või nii, et meie juhendaja tahtis, et sellel filmil oleks mingi point või et uurimistöös peab olema ikkagi mingisugune nagu, film oli praktiline osa, aga teoreetiline osa, et kui sa räägid mingitest probleemidest, aga me ei ole vaja mingit lugu, me teeme lihtsalt filmi ja tuleb niimoodi nagu tuleb. Põhimõtteliselt küll. Ja siis ajasime 10. ajasime ilgelt mingi tudu, et tuleb mingi point ja särki-värki, aga siis olime, et ei tule siit midagi, teeme täpselt sellist filmi, nagu me tahame. Ja siis läksin mingi kirjutama, siis mäletan, Nõmmer on siuke koht nagu saar, nagu siuke vana karjäär, kus me seal käisime seal juures nagu mõtlemas mitmeid kordi. Siis mäletan, kui meil lõpuks tuli see idee, lihtsalt mingi idee, kuidas põllul on poiss nagu surnud ja kuidas mingid jorsid lähevad sealt minema just. Mina olen laevakapten Konksjalg. Mäletan, seal tuli nii suur hype tuli sisse sellega ja sõitsime sealt minema, olime, meil on mingisugune hea idee, et siit saab edasi minna. No me ei olnud varem niimoodi väga kirjutanud Urmetiga koos stsenaariumeid, see oli nagu selline esimene kord, kui me seda tegime ja me lihtsalt võtsimegi rattad, ostsime Nõmme keskusestki Lotte limonaad ja lihtsalt sõitsime metsa, istume seal lihtsalt. Ei tule ühtegi ideed, homme jälle. Järgmine päev jälle sõidame metsa. No mitte ühtegi ideed ei tule lihtsalt, me ei olnud kunagi kirjutanud tegelikult ühtegi stsenaariumit nagu nii-öelda. Kõik varasemad projektid olid lihtsalt nagu, et lähme õue ja vaatab, mis saab ja teeme midagi. Ja see oli nagu esimene kord, kui me reaalselt pidime nagu mõtlema mingit stsenaariumi. Ja ette planeerima kõike, kirjutama. Ja siis tol ajal ma olin just näinud sellist filmi nagu We Need to Talk About Kevin, mis oli siuke mind-blowing film, sellepärast, et seal oli ka, see ei läinud nagu lineaarselt see lugu, vaid seal oli ka nagu täiesti suvalises järjekorras nagu anti need tükid sulle ja siis lõpuks sa said see terve loo kokku. Ja siis sealt oli see Kui tuleb päeva kontsept ka nagu, et ei jookse lineaarselt. Sellest inimesed alguses üldse ei saanud aru. Aga just nagu kui retroperspektiivis rääkida, siis kõik on nagu see oli hea. Et seal tegid õiget värk, aga algus oli kõik, mis asja, ma ei saa midagi aru, miks ta nüüd seal paadis on, pidi just peole minema. Kas ta läheb nüüd uuele peole? Õhtul on Päido juures pidu, tuled ka või? Kelle? Täido. Aga oli siis mingi sõnum, tuli lõpus või? Mõtlesid välja mingi sõnum ju? Jah, me keevitasime sinna otsa, et... No põhimõtteliselt see uurimistöö nagu rääkis noorte käitumisprobleemidest. Ja tegelikult Kui tuleb päev on inspired by real events nii-öelda, sellepärast, et meil oli põhikoolis üks sõber, kes korraldas enda juures peo ja siis mingid tüübid tulid talle ukse taha, nad ei tahtnud neid sisse lasta, võtsid kurika välja
ja lõid kurikaga näkku talle ja tal oli oht, et ta jääb nagu vasakust silmast pimedaks, aga ta ei jäänud õnneks. Ta pani Instagrami pani ka pildi üles, kus tal üks näapool ikka täiesti nagu paistes, ma silma olnud üldse näha. Ja see oli esimene film, millele me tegime nagu esilinastuse ka ja värki. Me tegime Coca-Cola Plaza juures oli kunagi mingi Duff tantsustuudio või midagi sellist. Kus see oli? Kas see ei olnud mingi Gloria olnud selle nimi või? Ma ei tea. No mingi siuke väike saal, no tegelikult ta ei olnud väike saal. Siuke nõukaaegne saal. Ja mingi 100 kohta või umbes midagi siukest. Siuke keskmiselt suur saal. Ja see tuli suht täis nagu inimesi, mis oli väga lahe. See oli seal tänaval. See oli seal samal, kus Jaagup Pontsikute vastas üle tee. Ja seal ärihoone või midagi siukest praegu. Aga kas sellest filmist on veel mingeid seike, midagi välja tuua, highlight, midagi? No ikka on põhiline on see kogu see autoteema. Minu arust autodega on nagu alati igas filmis on meil on kõikidel filmidel on nende üks on see, et teile meeldivad vanad autod ja siis alati on nendega mingi jama. No üks asi, mis oli see, et me tahtsime seda viimast stseeni nagu põllu peal filmida, kus Urmeti tegelane on siis nii-öelda keset nagu põldu nii-öelda siis maha koksatad ja siis droonikaader üles. Aga siis me käisime location scoutimis, vaatame, siin on väga äge põld on ju, siin saaks ägedalt teha. Ja tegime mingid pilte, testpilte ja mõtlesime kõik asjad läbi. Ja siis, kui me reaalselt filmimise päeval sinna kohale läksime suve lõpus, siis vaatame. Põldu neetu. ei ole enam. Just kõik oli laavad. Teine suur asi, mis juhtus, oli see, et kui ütleb päevas on see eepiline auto chase stseen on ju, kus auto ajab jalgratast taga. Ja siis põhimõtteliselt poole selle filmimise ajal auto lihtsalt lakkas töötamast. Ma pidin seda kanistri tseeni tegema, kukutama kanistri ja seisma jäime siis. Ma ei tea, käik ei läinud enam sisse. Käik ei sisse, seda sai välja võtta, aga kuhugi mujale seda panna ei saanud. Aga meil vedas nagu, sest meil olime kõik nagu vajalikud plaanid tegelikult. Saime filmitud, aga meil oli vaja veel viimase kaadri jaoks seda, kus see droonikaader sõidab üles ja on näha, et need samad tüübid kõnnivad nagu sealt põllult minema ja siis sõidavad minema. Lähevad autosse, auto sõidab minema. Aga kuna seda ei olnud enam võimalik teha, kuna see auto ei liikunud, siis lihtsalt seal viimases kaadris nad lükkavadki seda autot ära ja tegelikult mina istun seal autos esiistmel ja lendan drooniga nagu, sest et ma ei saanud kuskil mujal minna, ma oleks muidu kaadrisse jäänud. Et see on siuke fun fact, et mina istun seal autos tegelikult. Nii palju setbacke, aga sai tehtud. Kaua te seda tegite? Tegime seda mingi 4 päeva vist või 5 või midagi. Aga need võttepäevad olid ka üpris nagu laidid ikkagi selles suhtes, et meil oli täpselt niimoodi, et hommikul vara kell 4 hommikul ärkasime üles. Päikseloengu ajal filmida. Siis tegime filmi mingi mitu tundi, siis keset päeva läksime ujuma, tegime möllasime ja siis õhtul olid jälle võtted golden hour. Ja mis tuleb veel meelde nendest võtetest? No me olime alakad siis, meil kellegil polnud lube. Aga kuidas sa teed filmi võtted ilma autota? Sul on vaja mingi tehnikat vedada ja värki. Ja siis meil oli 3 rollut oli või? Me lihtsalt rolludega sõitsime niimoodi, suured tehnikad, asjad on kaelas, lihtsalt sõidame seal maanteedel ja ainult ühel inimesel on load ka. Siis ma mäletan, oligi esimene päev. Sõidame esimesse kohta võttele rolludega mingi paar kilomeetrit teemal. Ja siis sõidame, vaatame, mendid on seal. Aga õnneks ei juhtunud midagi, aga jah. Mendid sõitsid nagu... meist kaugemalt sõitsid mööda